Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eestnädala uudised 121. saade. Vaatame siis, mis lõppenud nädal oli kõige olulisem. Iraani välisminister naerab uraani rikastamise nulltaseme mõtte üle. Reporter härra Arakshi. Ameerika president Trump ütles, et kui üks tingimus oleks täidetud, poleks sõda olnud. Mis tingimus see oli? Arakshi. Null rikastamine. Saksa võimud on intensiivistanud oma pikaajalist katset jõustada siseriiklikke kõnevabaduse reegleid USAs asuva platvormi vastu, millel puudub riigis ettevõtte esindus, esitas Käe.comile Saksamaa võrgu jõustamise seaduse NetzDG alusel 31 650 euro 37 421 USA dollari suuruse trahvinõude. Bonni föderaalse justiitsbüroo 22. detsembril 2025 välja antud täiteteates nõutakse 2021. aasta alguses esmakordselt määratud trahvide tasumist. Ametlikus teates on märgitud, et pärast 14. jaanuari 2021. aasta korraldust määrati karistus ja et summa loetakse nüüd dokumendi kohaselt täitmisele pööratavaks. Anname teada, et õigus kodule MTÜ rahvaalgatus on nüüd avalik ning kõigil huvilistel on võimalik sellega tutvuda ja anda oma toetus allkirjaga veebilehel, mida te näete siin antud uudisloos. Palume teil võimalusel jagada seda infot ka teistele, kellele teema korda läheb. Oluline on rõhutada, et rahvaalgatuse allkirjastamiseks ei pea kuuluma kindlasse sihtrühma. Allkirja saavad anda kõik, kes soovivad toetada meie ühist ettevõtmist ja eesmärke. Ootame samuti infot nende isikute kohta, kes ei saa digitaalselt allkirjastada, kuid soovivad siiski rahvaalgatust toetada. Sellisel juhul on olemas ka võimalus anda allkiri paberkandjal. Täname teid toetuse ja kaasamõtlemise eest. Lugupidamisega õigus kodule MTÜ. Austraalia politsei kasutas Iisraeli presidendi visiidi vastu protestivate meeleavaldajate laiali ajamiseks pisargaasi ja pipragaasi. Peskov ütles, et järgmiste läbirääkimiste jaoks Ukrainaga pole veel konkreetseid kuupäevi paigas, aga me eeldame ikkagi, et see juhtub peagi. Valge Maja Epsteini kohta. Me liigume sellest edasi. Iraani islamirevolutsiooni võidu aastapäeva puhul on alanud üleriigilised meeleavaldused. Meie vaesus saab teie nälg. Seekord blokeerisid põllumehed traktoritega Madridi tänavad. Meeleavaldused Euroopa Liidu Mercosuri lepingu vastu jätkuvad üle Euroopa. Bondi tunnistab, et Trump on Epsteini toimikutes. Esindajate koja liige Nancy Mace ütleb, et on näinud Epsteini klientide nimekirja ja hoiatab, et seal olevad nimed šokeerivad kogu maailma. Vabariiklasena lisab ta, et justiitsministeerium kaitseb neid identiteete. Macy sõnul sisaldab nimekiri nii vabariiklasi kui ka demokraate, lisaks jõukatele eliitidele, meediategelastele, võimulolijatele ning isegi praegustele ja endistele peaministritele ja presidentidele. Ta ütleb, et Epsteini juhtum jääb Ameerika ajaloo üheks suurimaks varjamiseks. Ei lase end hirmutada ega šantažeerida, ütles Viktor Orban Brüsseli katsete kohta edendada Ungaris demokraatiat. Rokhanna Müncheni eliidile. Nõudke oma Epsteini klassilt vastutust. Esindaja Rokhanna viib oma võitluse globaalseks, pöördudes otse sel nädalavahetusel Saksamaal kogunevate globalistide poole. Sel nädalavahetusel kogunevad maailma liidrid Müncheni julgeolekukonverentsile. Ma kutsun neid üles võtma Epsteini klassi vastutusele, sealhulgas oma valitsuste liikmeid. Kes talle ütleb, et uurimine ei saa tulla vandenõuna seestpoolt ning Saksamaa kantsler Merz ütleb, Hiina tahab olla maailma kujundamisel liider. USA juhtpositsiooni nõue on vaidlustatud ja võib-olla kaotatud. Selline oli siis meie uudiste saade. Aitäh kõigile, kes te meid olete toetanud ja küllap saabub siis nüüd saabuva tulihobuse aasta puhul ka aeg kätte, kus kõik need, kes valetavad ja käituvad sõna otseses mõttes reeturlikult, nad saavad ise oma tehtud kuritegudes karistada, aga need, kes otsivad tõde, need ka jõuavad selleni ja loodame, et saabub ka ühiskonda selgus ja ausatel inimestel on võimalik jääda siin ühiskonnas edasi kestma. Meid ei saa olema ilmselt nii palju, nagu meid praegu on, aga loodame siiski, et elama jääme ühel või teisel moel.
kõike head ja kohtumiseni nädala pärast.